just uurib maailma. Aborigeenide kunst. Aborigeenid on Austraalia pärismaalased, kes on pärismaalased. Pärismaalased on need inimesed, kes kõige esimesena mingil maal elasid. Näiteks Ameerika pärismaalased on indiaanlased, aga Austraalia pärismaalased ehk kõige esimesed elanikud on aborigeenid. Vaadake seda kaarti. Siin on näha, kus on pisikene Eesti maailmas ja kus on Austraalia. See on meist päris kaugel. Aborigeenid on Austraalias elanud vähemalt 60 000 aastat. See on väga pikk aeg. Nad on maailmas kõige kauem samas kohas elanud rahvas üldse. Eesti kohta näiteks me teame kõige varem, et siin elas inimesed 11 000 aastat tagasi. Enne seda oli Eesti jääaeg ja Eesti oli jääga kaetud. Aborigeenide kõige vanem kunstiliik on koobamaalingud. Kõige vanemad aborigeenide koobamaalingud on umbes 20 000 aastat vanad. See tähendab, et aborigeenid tegid juba ammu kunsti, kui Eesti oli veel jää all. Aborigeenid teevad ka hästi palju kehamaalinguid. See tuletab mulle natuke indiaanlasi meelde ja nad ei maali mitte lihtsalt niisama oma keha peale asju, vaid kõik. Mis nad joonistavad, tähendab ka midagi. Aborigeenidel on veel selline huvitav kunstiliik nagu liivamaaling. Nad kasutavad selleks erinevat värvi, liiva ja mulda. Selliste joonistustega nad jutustavad vanasid lugusid. Huvitav on liivamaalingute juures see, et neid ei saa ju alles hoida, kui lugu on ära räägitud. Siis kustub see ära ja tuleb jälle uuesti rääkida ja joonistada. Liivamaalinguid kasutati palju selleks, et lastele jutustada ja õpetada rahva ajalugu ja kultuuri. Eestis meil on rahvalaul. Täna millele me teame palju, kuidas eestlased vanasti elasid, aga eestlastel ei olnud vist aega ega liiva, et joonistada. Aborigeenid kasutavad ookervärve. Ooker on erinevat värvi, savipulber. Selleks, et sellega saaks maalida, peab seda sulje või verega segama. See on natuke iu, aga niimoodi vanad aborigeenid maalisid. Aborigeenide kunst kujutab tavaliselt loodust, nende ümber, loomi ja taimi ja mägesid ja jõgesid ja nii edasi. Põhiliselt kasutavad aborigeenid täpitehnikat, mis näeb hästi lahe ja originaalne välja. Ma polegi kunagi varem midagi sellist näinud ja neile meeldib kasutada ka hästi ärksaid ja sooje rõõmsaid värve. Nad maalivad hästi tihti oma pildid pealtvaates. See tähendab, et nagu lind lendab õhus ja joonistab, mida ta all maa peal näeb. Aborigeenid maalivad palju Dreamtime ajast. Dreamtime on eesti keeles muinasuni. Muinasuneks ehk Dreamtime'iks nimetavad nad ajalooeelset ehk väga ammust aega, kui nende kultuuri järgi maailm loodi. Ma arvan, et kõigil rahvastel on oma muinasune aeg. Eestlastel on ka ju vanu muinasjutte, mis räägivad, kuidas maailm alguse sai.
aga aborigeenide kultuur on nii vana, nagu ma ütlesin, siis nad on Austraalias elanud vähemalt 60 000 aastat, siis nende lood on ka hästi vanad. Aborigeenid kasutavad oma kunstis hästi palju märke ja sümboleid. Siin on mõned näiteks näha. Loomajäljed ja kaevamispulgad, kuidas on inimene, naine, mees. All on siin näiteks laagriplatsid, pilt ja kõrval on sama pilt triibudega. Mis tähendab kohtumiskoht? See tähendab, et nagu on laagriplats ja inimesed tulevad sinna kohtuma. See on väga huvitav. Aborigeenid nagu kirjutasid piltidega. Natuke tuletab meelde Egiptuse hieroglüüfe. Eks need on ka nagu pildid, millega kirjutati üles lugu. Nii vanal ajal inimestel ei olnud veel tähti ja kirjakeelt. Mis te selle pildi peal näiteks näete? Ma näen märkide selgituse järgi, et siin oleks nagu allikad ja jõgi keskel. Ja siis kõrval on naised kaussidega ja nagu laagriplatsi märk. Et oleks nagu 4 laagriplatsi, kus naised teevad süüa. Ja need kõik laagriplatsid on jõe kõrval. Jõgi on vist ühelt poolt laiem kui teiselt poolt. Mina proovisin ka teha aborigeenide moodi kunsti. See on kilpkonn. Ma panen lingi selle pildi õpetusvideodega oma video alla, kui te ka äkki tahate teha. Vaat selline lugu aborigeenidest sai siis täna. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Tule teinekord jälle!